Tervist! See siin on Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin. Rõõm kohtuda. Minu nimi on Urmas Vaino. Juba hetke pärast kõlab helisignaal ja algab vestlus, mis viib sind kokku väga toredate inimestega. Meil on täna külaline, kes avab ukse oma põnevasse maailma, pakub uusi ideid, jagab nippe ja praktilisi soovitusi. Lisaks teen sind tuttavaks ka vähemalt ühe suurperega. Oled sa valmis? Aga hakkame siis sumisema. Ja tervitused kõigile, see siin on suurperede podcast pealkirjaga Sumin ja tänase Sumina nii-öelda siis kaassaatejuht või kaasosaleja on Keter. Tervist, Keter! Tere! Rõõm, Keter! Praegu on üsna varajane hommikutund, kui me seda kohtumist siin salvestame, kuidas hommik alanud on? Kiirelt, nagu iga suurpere hommik. Kas, ma peaaegu kuulsin välja, et nagu iga hommik. Sul ei olnud päris tavaline hommik. Mis hommikul juhtus? No täna hommik oli selline huvitav, et kõigepealt öösel ei maganud, sest väiksemad kaksikud otsustasid, nad ei taha öösel magada. Ja hommikul muidugi ei jõudnud ma süüa ja siis võtsin hommikul oma rohud ära ja siis viisin väikse lapse lasteaeda ja lasteaiaväravast tulid kõik need tabletid ilusti välja. Tulid vastu? Tulid mulle vastu, et mis seal ikka, tuleb see ripsmtuš ilmalt ära pühkida ja roolistuda ja sõita ja raadiomajja. Jaa, väga hästi õnnestunud ka. Kõik on korras, Keter. Välja see, kui sa ei räägiks, ei paista mitte kuidagi. Mitu last sul on? Kaksikutest sa juba rääkisid? Jaa, 4 poissi on. 4 poissi on ja nad on vanuses? 9, 4 ja siis kaksikud saad 2 maikuus. Milline, kui keegi küsib sinu käest, milline ema sa oled, Keter? Mida sa räägid selle peale? Rahulik, sestus nagu mitte üle muretsev, et mul on kõik poisid sellised hästi aktiivsed ja kui ma iga nende turnimise peale oleksin paanikas, siis ma arvan, et ma ei istuks siin, sest nad on kõik tohutult turnijad ja ronivad igal pool ja hüppavad igalt poolt üle ja alla ja et siis mul on siuke laid back, vaatan, et vippa. Nii on. Lihtsalt ära haiget saa. Ja kui üks põlv on korraks katki, siis on teine põlv on hetkel terve. Jah, ma mõtlen ka niimoodi, et midagi hullu ei ole. Väga tore, Keter. Suur hea meel on sinuga koos siin olla. Seda enam, et meil täna siin sinuga koos ühe laua taga on Merilin Mandel. Tervist, Merilin! Tere hommikust! Merilin on, ma usun, et kõik peaaegu kuulajatest teavad sellise raamatu nagu Yes lapsed autor ja see Yes lapsed on alguse saanud pikast Instagrami reast, kus on sul praegu selle hetkel 25 000 äkki. 25 000 jälgijat. Yeah. 25 000 jälgijat, 25 000 inimest, kes igapäevaselt ootab, et mida sa laste teemal kirjutad. No pressure, aga jaa. Mis need kõige populaarsemad teemad on? Mis saavad kõige rohkem like või kõige rohkem jagamisi või kõige rohkem siis edasi saatmisi? Sest sa ju pead seda teadma. Kui on 25 000 inimest, toida, anna peale, eks ju, sa pead seda tegema. Mis asjad need on, mida aeg-ajalt ikkagi peab mõtlema? Mida ma sellest teemast nüüd kirjutan? Nagu Keter ütles, et on siuke late back lapsevanem on ju. Ma olen väga late back Instagrami konto vedaja. Ehk siis ma ikka teen nädalasi pause. Inimesed teevad ära kõik selle töö lihtsalt. Oleks siis nii. Aga ma ütlen sulle ausalt, kuigi see sisu oli algselt väga lastele suunatud, see on kasvanud selliseks üldinimlikuks fooniks ja ma pean tunnistama, et vist kõige rohkem tuugalt täis on mu postkast siis, kui inimesed jagavad läbi minu siis oma igasuguseid piinlikke momente, mis neil argipäevas on. Ja ütlen ausalt, et see vist on see kõige suurem kogukonnatunde tekitaja seal. Et see, kui me räägime mingite murede lahendamisest ja ma ei tea, igasugused pereteemad ja maailmateemad ja koduteemad ja vanemluse teemad, kõik need asjad on väga toredad, inimesed reageerivad, need jagavad, aga see, kui ma jagan, kui fail on mõne inimese päev ja kui palju piinlikke hetki sinna mahub, see tekitab selle tunde, et nüüd ma olen õiges kohas. Okei, Keter, ma saan aru, mis järgmine postitus on. Ma kohtusin suure pere lapse emaga, tabletid välja, ripsudest minema ja autoga ikkagi kohal ja sealt ta tuleb, kui sa lubad seda jagada. Kokkuleppe olemas, saame seda teha. Me oleme plaaninud täna, mitte võib-olla niivõrd rääkida sinu raamatust, mis on väga tore, jõudsin sirvida, laenasin enda lapselt, enda riiulis ei olnud, laenasin oma lapselt ja ta on siia sisse kirjutanud, nii nagu sa tahad. Aga me räägime, ja ei räägi niivõrd Insta-kontost, vaid räägime ühest hunnikust küsimustest, mille sa oled kokku pannud ja mis võiksid siis aidata nagu aeg-ajalt lapsevanemal üle vaadata seda,
nagu kõigepealt mulle tundub, mis on sinu puhul tähtis, et kes see lapsevanem ise on, kuidas ta ennast ise tajub ja siis mingid reeglid, mingid asjad, mida ta võiks või peaks nagu lastega tegema. Ma ei tea, kas me jagame ka selle vestluse juures või all kusagil neid küsimusi? On see okei? Jaa, muidugi jaa. Väga tore. Ehk inimesed saavad seda ise vaadata, aga anname siia nagu selle tausta juurde. Võib-olla kõigepealt ütle, et miks sa need küsimused kokku panid? Mis audit see siis on, mida sa ootad, et inimesed iseendaga teeksid? Te võib-olla lapsevanemat olete märganud ka, et kui keegi räägib kuskil lapsevanemlusest, siis see on väga tihti suunatud lapsele, see lapsevanemlus, et sinu ja lapse suhe, kuidas last toetada, kuidas last arendada, kuidas lapse eest hoolitseda, kõik need teemad. Ja mina, eks ole, siin lastevabana vaatan kõrvalt hoopis teise pilguga seda kõike. Ma vaatan, et keegi on liialdus ka, aga väga harva me räägime sellest, et kuidas lapsevanemal endal selles rollis tunne on, kuidas ta endaga suhtleb, kuidas ta ennast toetab, aitab kõik need teemad. Ehk siis need 50 sihukest kasvatusküsimust, mis ma panin, need küll on jah, nagu justkui laste kasvatusega seotud niimoodi kaudselt, aga mu eesmärk oligi see, et keegi, näiteks vanem ise, vahepeal mõtestaks seda rolli natukene nagu pingevabamalt ka. Mitte ainult see, et kas ma teen piisavalt hästi, nii et lapsel on kõik korras, kas ta magab piisavalt, kas ta sööb piisavalt, kõik need asjad, vaid pigem, et kas ma ise saan aru, et mul on praegu piisavalt okei. Et see oli selle küsimustiku mõte, et natuke tõmmata nagu lapsel on kõik okei tavaliselt, et kõik inimesed, kõik vanemad, kes minuni jõuavad oma suurte lastega suurt muredega, et kas ma teen õigesti, kas ma peaks rohkem, lapsel on kõik okei. Sinu vaimne tervis on see, mis praegu vajab toetamist rohkem, kui sa nii palju süümekaid tunned. Ehk siis teisisõnu, see järgnev jutt rohkem, kui praegu kuulab meid lapsevanem, see rohkem puudutab mind lapsevanemana, kui konkreetselt seda suhet ja neid võtteid ja neid nippe, mis siis aitavad lapse kasvu arengut toetada. Täpselt. Hakkame sellega siis otsas pihta ja võib-olla mingi see selline nagu baasarusaam, kuidas sa üldse ise nagu sa ütlesid, lastetuna, eks ju, või nii-öelda siis... Lastevabana on see õige. Lastevabana, et sa nagu kogu sellele teemale nagu lähened. Et ma saan aru, et see nüüd tahaks tegelikult peaaegu kursust, eks, aga kui sa pakid nagu kokku, eks ju, et mis see kontseptsioon, see lähtepunkt vanema ja lapse suhtes, mida me nimetame siis kasvatamiseks, et kus sina hakkad nagu mõtlema, mis see nagu alus lähtepunkt on? Ma hakkan vist hästi nagu perspektiivi mõttes mõtlema väga kaugest punktist, milline suhe neil siis on, kui laps on suureks saanud. Ehk siis see on see, miks võib-olla minu jaoks kõik need, et kas ta hakkab õigel ajal potti kakkama ikka ja kõik need, kas ta sööb lusikaga õigel ajal. Need on olulised teemad mingis arenguetapis, aga mina rõhun nagu sellele, kui laps saab suuremaks, kas ta usaldab oma vanemat, kas ta nagu on kontaktis, kas ta käib ainult nagu süütundes tal aeg-ajalt külas ja helistab talle või tal tegelikult on ka suhe selle inimesega selline, et see suhe toetab teineteist ja toetab üksteist ka. Nii et see on vist see nagu lõppeesmärk, kust ma alustan oma nagu kõiki neid mõtteid ja tegemisi, et jõuda sinna punkti, et kuidas praegu, kui laps on veel väike või noores eas, kuidas siis kultiveerida sellist suhet, et see ka päriselt nagu oleks suhe mingil hetkel, mitte lihtsalt kohustustes ja omavaheline jagunemine. Ehk sa mõtled nagu tuleviku peale, et minu kõige vanem laps on praegu 30. Kus seis on? Kas ma peaksin teda kasvatama veel? Ei, kuigi see on filosoofiline küsimus, sest et kui sa oled inimestega koos ühes ruumis, kõigi aju muutub kogu aeg, eks ole, meie aju on praegu viimase 7 minutiga juba muutunud kõigil, hurraa on ju. Aga ehk siis me mõjutame üksteist kogu aeg terve elu jooksul igal juhul. Küll aga see kasvatus, mida me mõtleme tavaliselt lapsevanema mõttes on ju see, et sa ka vastutad mingite tema heaolu aspektidest, tal ei ole väga palju võimalus ise valida mingeid asju endale. Kui ta saab suuremaks, kui ta näiteks 30, siis sul jää muud enam üle, kui lihtsalt kaasa elada ja öelda, et mis iganes juhtub, ma olen olemas. Et see nihe ikkagi, nagu ma arvan, selleks ajaks juba on ära käinud, ma eeldan. No tegelikult on. On. Me tegelikult arutasime koos seda, et ma peaksin seda ikkagi nagu, et me peaksime ise seda mõtlema, et eks, et kas sellel hetkel, kui ta elab küll samas linnas, neil on omaette elamine, temaga koos elab seal mingi mees, mulle tundub, et ta on aksepteerinud selle, eks, et see on nagu ühiskokkulepe, et kas sellel hetkel nagu veel saab kasvatada või kas see mõju on, aga tõde on see, et me ju kasvatame teineteist kogu aeg. Ja just, et see, et siin ongi eesti keeles see kasvatuse sõna on üldse hästi hägune meil, et kõik ütleb, et ma kasvatan oma last, palju mõtlevad sellele, ma distsiplineerin oma, just, et kasvatan tomateid, distsiplineerin oma last, et seal on hästi palju erinevaid võimalikke definitsioone. Üldiselt kasvatuse all me peame silmas sellist dialoogilist suhet, on ju. Mina
et annab see, kellel on parasjagu rohkem anda, võtab see, kellel parasjagu on rohkem võtta ja siis see niimoodi pöördub. Ma arvan ka lapsevanemana sa ju, me küll räägime küll, et laps kasvatab mind, et õpetab mulle kannatlikkust ja mida kõike veel, aga ka teisalt sa ju sellel hetkel ka õpid nagu lapse pealt, kui sa näiteks teed midagi temaga ja ta üldse ei võta seda vastu ja siis sa pead ruttu ümber mõtlema, et kuidas ma teisiti saaks ka. Ehk siis see pidev nagu vastastikune protsess on ju see, mida me teeme. Lihtsalt jah, me ei ole harjunud mõtlema kasvatuse mõttes nagu täiskastu vahel, kuna see kõlab siis väga patroniseerivalt. Aga tegelikult ta toimib selle süsteemi alusel ikka kogu aeg edasi ju. Ehk siis kusagil sinna tekib otsa mingi asi, mis on võib-olla nagu selline mentorlus või selline toetamine, et me nagu peegeldame, kuulame teineteist, saame aru, mis vaevab sind või mis küsimused on sul ja ma ei tea sellele vastuseid, ehk tahaks teada, ehk tahaks öelda ise no, seda. Eks me aitame ka siis, kui ma vastuseid ei tea, eks ole, me lahendame ikkagi. Aga tegelikult tahaks ju lihtsalt võib-olla teine pool kuulda sellel hetkel seda, et kuidas tunnen mina, mis küsimused on minul ja sellest peegeldusest juba aitab. Läheme nende küsimuste juurde, et mis see selline võib-olla baasblokk on või see baasteema, et kui ma tahan oma partneriga, oma teise poolega rääkida meist laste kontekstis, kus me võiks alustada? Mulle endale tundub, et see peabki algama hästi kaugelt ja filosoofiliselt, et kohe ei mõtleks oma lapse peale selles teemas, vaid mõtleks lihtsalt lapse vanemluse peale. Mida tähendab sinu jaoks lapse vanemaks olemine? Kui keegi suhestub rohkem näiteks lihtsalt ema rolliga või isa rolliga, et ka enne, kui sa said lapsevanemaks või kui sa veel pole saanud lapsevanemaks, mis märksõnad sulle silme ette tulevad, mis on see kuvand tegelikult, mida silmes hoiad, et ma olen ise hästi palju tegelenud siin Eesti lapsevanemate süü ja häbitundega, sellise vanemliku süü ja häbitundega ja sealt tuleb hästi palju välja seda, et inimestel on väga tihti selline mingi ideaalilähedane kuvand näiteks emadusest ja siis nad proovivad väga palju selle ideaalilähedase kuvandile vastata, kuigi ükski nende elus mitte kunagi ei ole vastanud sellele kuvandile, aga kõigil on mingisugune selline püha kraal on kuskil ees, eks ole, kõik proovivad sinna nagu jõuda. Hea ema, hea isa ongi see püha kraal, eks ju. Eks ole, aga kui me küsime, mida tähendab hea ema või hea isa, me näeme selliste nagu nii-öelda omadussõnade kogumikku, mis ei ole inimlikult saavutatav inimesel, kellel on aju ja kellel on elu. Ehk siis need raamatus võivad olla need inimesed olemas, mingid karakterid, eks ole, mingid fantaasia sci-fi raamatutes on võib-olla sellised inimesi. Päris elus me ei kohta neid ideaalilähedasi vanemaid, kellel on kõik need omadused 2-7 olemas, mida siis väga tihti kujutatakse ette, et üks õige vanem peab nagu olema, eks ole. Et seda natuke maha võtta, et aru saada, et ma lihtsalt ei lase puusalt, et ma nüüd olen lapsevanem, olen nüüd ema või isa või kes iganes teine, vaid et ma korra mõtleks läbi, kellega ma ennast võrdlen, mis kuvandiga ma ennast tegelikult võrdlen ja kas see on üldse saavutatav. Ja ma täiesti nõustun, et meil esimene laps sündis, kui ma olin tegelikult päris noor, 23. sünnipäeval sain esimest korda emaks. Ja siis oli just see aeg, kus guugeldamine hakkas ju pihta rohkem ja kuidas Facebooki emadusgrupid esimesed seal tulid ja siis oli küll see, et kui sa loed neid ja mõtled, et issand, aga ma ei ole selline või ma ei ole selline, et meie peres on isal väga-väga suur roll. Kohati väga palju suurem kui emal. ja siis oli ka, et mul tekkis ikka siuke süütunnet oli päris palju, et miks mina nii ei tee või miks mina ei käi oma lapsega iga päev 10 kilomeetrit jalutamas, sest kõik teised emad ju käivad. Tõesti, ma elan küll Tallinna kesklinnas näiteks, aga miks ma ei käi jalutamas 10 kilomeetrit? Ja täpselt, et või seal, et mõni... Aga mida sa mõtled, et isal on palju suurem roll, et kui sa seda praegu vaatad, mida sa mõtled selle? No me oleme see huvitav perekond, kellel siis isa oli lastega kodus nüüd viimaste kaksikutega, et mina läksin tööle, kui kaksikud olid aastased ja pärast seda nüüd siiani on siis põhiliselt ikkagi isa olnud see, kes nende eest hoolitseb. Samamoodi ma läksin ülikooli, kui esimene laps... Sa ütled huvitav. See tähendab seda, et sa oled tajunud ikkagi nagu mingit etteheidet selle osas. Kuidas nii on võimalik, Keter, sa oled tööle, isa on lastega kodus? Jaa, muidugi olen tajunud etteheidet. Üks õige ema on selline, kes ohverdab kõik. Jaa, täpselt, et ma ei ohverda. Oot, siin oli hetk... See oli sarkasm praegu. Ja see on iroonia. Ja selles suhtes, et ma muidugi olen tajunud... Ma olen tajunud negatiivseid foone selles suhtes, et ma läksin tööle, kui lapsed olid väiksed. Ma panin nad lasteaeda. Suur probleem. 3. eluaastani võiks kindlasti ikka lapsed kodus olla. Aga kui nad on 3. kodus, siis samal ajal sa oled ka nad hoidnud ühiskonnast eemal ja nunnutad neid liialt. Nii et vali tasakaal, aga tee mõlemad korraga. Ja, täpselt. Ja et minult on küsitud, et kuidas ma usaldan oma laste isa nendega koju. Ja mul on nagu olnud küsimus, et... Kas ta tead rohkem midagi kui mina? ma mõtlengi, et nagu
ta on nende isa, nagu kõigi 4 isa veel, et noh, ja ta saab ülihästi oma rollis hakkama, mis iganes roll see ka ei oleks, sest meil ei ole, meil tõesti ei ole peres sükst asju, et see on mehe töö, see on naise töö, kes siin elavad, need elavad siin ja teevad seda, et see elu oleks mõnusam. Täpselt, me ühiselt panustame oma koju, me ühiselt panustame oma lastesse, ka lapsed panustavad üksteisesse. Suurem aitab hoolitseda väiksemate eest, väiksemad teevad suurema elu keerulisemaks, et ja see kõik nagu toimib ühiselt ja ma ei näe, miks on kellegi, miks on üldse vaja kellelgi kommenteerida kellegi teise elu. Aga mida sa muidu teed? Mul on sellega vastus olemas, aga räägi. Ja ma mõtlen, et see tundub selline nagu, ja ma ütleks, et huvitav, et iga kord, kui ma kuulen mingisuguseid stereotüüpseid lähenemisi meie pereelule, siis on kõige, siis ma nagu väga, see on väga huvitav lähenemine. Keter, ma ühte asja tahan ikkagi väga konkreetselt. Kas te omavahel rääkisite nendest asjadest ette? Kas need põhimõtted olid sinu mehe osas teada? Või ei olnud? Ja vastupidi. No, me oleme koos olnud kaua, varsti saab 15 aastat. Ja ma olen 32 aastane, et ma olen tõesti kaua koos olnud. Ja meil esimeste laps, kui tuli, me ei olnud läbi rääkinud selles suhtes. Jah, praegu ma neid küsimusi siin sirvisin. Otse loomulikult tooks need enne laste saamist läbi käia, mitte peale. Aga ei, me ei arutanud. Aga kui me tuttavaks saime, ma ütlesin talle, et sa ei taha, et ma su naine oleks, sest ma olen väga halb naine. Ja nüüd, kui tal on mingi etteide... Nagu rollipõhine enesematerdus. Ja ma ütlesingi talle, et minust ei saa hea naine, et selles suhtes, et kui sa must ootad mingeid suuri asju, söögi tegemist, koristamist, siis ma ei ole see naine. Ja nüüd, kui tal mingisugune asja, ma ütlesin sulle tegelikult 15 aastat tagasi seda. Said hoiatatud. Aga ei, tegelikult eks me oleme ikka arutanud. Me räägime hästi palju kodus, nii laste teemal, vanemlusteemal, kasvatamisest, tööl käimisest, karjäärist, õppimisest, kõigest, et meil on hästi avatud suhe ja me teeme seda ka lastega. Et see otsus, et tema jääb nüüd viimase 2 siis koju. See ei olnud nagu see, et mina ütlesin, et nüüd sa jääd või tema ütles, et sa kobi tööle või midagi. Asjad langesid niimoodi, et mina sain väga huvitava ägeda tööpakkumise ja me istusime kodus maha, arutlesime, kuidas oleks meie perele mõistlik. Mis on see, ja kuna mulle võimaldati ka kodukontoris töötamist, siis mõtlesin esialgu otse loomulikult, ma toetasin teda kodus, et eks temal sinna sisse elamine ei olnud ka selline, et nagu homne päev ärkab üles, nüüd ma olen täiskohaga kogu aeg kodus, et... No see ei käi vist kellelgi väga nii, ka neil, kellelt seda oodatakse vaikimisi on ju, et ja siis kui oodatakse vaikimisi, siis on veel raskem kurta, kuna see on ju nii see peaks ju nagu nautima loomulikult seda kõike, mis toimub. Ma olen ju ema, see on mina ei nautinud. Ma ei ole nautinud ühegi lapsega seda kodus olemas, ma ei talu sükest rutiini ja selles suhtes minu jaoks on tegelikult see variant palju parem. Su mehest talub sükest igapäeva rutiini palju paremini kui mina. Ja mulle väga meeldib tööl käia, ma käin seal hullult hea meelega. Ja siis ma tulen koju, ma tunnen, ma saan olla tegelikult parem vanem. Sest minu tass on ka täidetud. See on see koht, kus näiteks ma toon võrdluseks, kuidas siis üks juhtumärkides õige vanem peaks tundma, eks ole. Õige vanem peaks ju tundma nagu linnalegendi baasil niimoodi, et ta on nii kurb, kui lapsed saavad magama, et ta siis nagu igatseb neid. Ta peab nagu üks õige vanem ei väsi ära oma last. Üks õige vanem tunneb süümekad, kui ta käib pissil ilma lasteta. Ta on üksinda vetsus, et see on juba, et tihti ma saan kirju, kus inimesed kirjutavad, et ma vannun, et ma armastan oma last, aga ma tahaks üksinda vetsus käia ja ma mõtlen, et kust on nüüd see kasvanud selline tunne, et kas näiteks oma partneriga, ma ei tee nalja, see on väga levinud mure, et kas me näiteks mõtleme ka partnerite puhul, et ma tõesti armastan partnerit, aga mõnikord tahaks üksinda kakal käia, nagu please, nagu mõnikord võiks ju. See on nii suur mure, et see süümekas, et ma olen kehv vanem, kuna ma naudin mingeid hetked ka ilma lapseta. Isegi kui see hetk on nagu alla minuti kuskil nagu vetsus. See on tohutult kurb, et tegelikult selline kuvand on tekkinud. Ma saan šokis praegu tõesti. et üldse nii ema kui isa võiksid eksisteerida ka tegelikult eraldi nagu sellest rollis. Ja nad ei ole lihtsalt mitte inimesed, nad on endiselt ka isiksused.
Tuleme tagasi korraks meie selle objekti. Me räägime nendest küsimustest, sa saad need küsimused siit alt kusagil need küsimused peavad ka olema meie selle vestluse juures. Vaata neid. Me rääkisime sellest, et võib-olla peaks kõigepealt nagu mõtestama enda jaoks, eks, mis see on üheskoos, mida me siin tegema hakkame, et mis see laste kasvatamine on. See võiks olla see baasküsimus ja ma arvan, et see on tegelikult ka hea siis, kui ma olen juba seda teinud. Ma olen seda võib-olla aastaid teinud. Võib-olla minu listil on juba 3-4 projekti, mis on kodust väljunud. Oi, saab poiss. Panin praegu käega vastu mikrit, palun vabandust kuule. Eks ju, et ka siis on tegelikult hea mõelda, sest et ühel hetkel võib juhtuda, et sinust saab vanavanem ja need küsimused on jälle täiesti aktuaalsed. Aga läheme nüüd tagasi, Merilin, selle juurde, et mis sealt edasi siis küsimused tulevad. Mis on need asjad nüüd? Kui ma olen selle suure Anna need ette mulle jaama. Eks ju, et kui me oleme selle suure kontseptsiooni nagu omavahel läbi rääkinud, et mida me siin tegema hakkame, kuhu me võiksime panna nagu näppu peale, mis sinu arvates on need olulised asjad? Ma arvan, et üks asi on ka see, et lapsevanemlus ei toimu vaakumis, et igal juhul lapsevanem olles kas sa tahad seda või mitte, kas sa otsid seda või mitte, inimesed su ümberringi teevad vahel teisiti, annavad su nõu. See infovoog, mida lapsevanemana sa praegult aastal 2023 pead läbima, on meeletu. Sotsmeedias näeme teiste inimeste koju, eks ole, sa scrollid nagu Facebooki, sa näed mingi gruppe, kus küsitakse asju, sa scrollid lihtsalt meediat, sul on mingi vanemusteemad. Me teame nii palju, mida on võimalik teha. See ei tähenda, et kõike peaks tegema, et see on nagu oluline punkt. Et ma arvan, et need arutelud on ka korra läbi mõelda, et mille põhjal ma üldse hakkan võtma vastu mingid vanemlikke otsuseid. Kas ma võtan, kus ma võtan uut infot peale? Kus ma võtan uut ja kuidas ma seedin ka nagu vana infot, et kas ma lähen ainult oma lapse põhjal. Inimesed teevad väga tihti ju seda, et tahan teha kõik vastupidi, nagu minuga tehti või täpselt nii, nagu mina kogesin. Et väga raske on seda nagu halli aled, et võta mõned asjad, mõnda asja kaasa ei võta näiteks. Siin võiks olla korraks nagu lähemal natukene Merilin. Et tegelikult see, mis sa ütled minu jaoks, on see, et suur osa meie nii-öelda selle lapse kasvatamise teadmistest tuleb meie enda kogemusest. Ehk me kopeerime või vastandume sellele, mis meiega on kunagi siis lapsepõlves tehtud või juhtunud. See on, Mart, see on automaatne, et see on see, mis ma ütlen, et ka need, kellel pole lapsi, kes pole kunagi puutunud kokku lastega, ka neil on kasvatuspõhimõtted olemas. Et kui panna need nagu lihtsalt puhta lehena lastega ruumi, nad reageerivad ikkagi vastavalt sellele, missugused on siis nende enda kogemused varasemad, mis on ju loogiline. Küsimus ongi nüüd selles, et see on väga okei, kui keegi teebki nii, kui see sobib neile, nende pelerend lastele, kui suhe on okei, laske käia absoluutselt. Lihtsalt vahel on ka see, et see natukene liiga jäigaks võib-olla jääb ka see enda paindlikkus selles vanemlusrollis, kui sa hoiad silme ees ainult näiteks 2 inimest konkreetselt ja proovid nende moodi olla või nendele vastanduda. Et selles mõttes see nagu enda jaoks läbi mõelda, et mille alusel ma veel otsustan, kas mingi info mulle pädeb näiteks, et keda ma võta oma sõbrad, tuttavad, naabrid, kelle moodi ma tahaks olla rohkem vanemana, kelle moodi ma ei tahaks, mida ma võtaks neilt, mida ma neilt ei võtaks, kelle nõuandeid ma üldse vastu võtan ja kellele ma ütlen rahulikult vastuseks, mul on kõik kontrolli all, aitäh, et sa muretsed. Lähme palun edasi. et nagu see ka läbi mõelda, kuna ei ole olemas praegu lapsevanema, kes elab kuskil kogukonnas, olgu ta siis tugivõrk, võrgustik, lind, maa, mis iganes, kellele ei proovitaks öelda, kuidas ta peaks tegema. Ehk siis see surve on, et ta lihtsalt noogutab kaasa. Ma arvan, see läheb nagu selles mõttes täitsa tõsiselt mõtlen, et see läheb tegelikult ajaga veel keerulisemaks. See läheb, sest meil on kaugelt liiga palju infot selle kohta, mis infot meil tegelikult vaja on. Et kui ma õppisin Bristolis kunagi kasvatuspsühholoogiat, siis mu neuropsühholoogia õppejõud kurtis, et ta peab iga aasta ajuslaide uuendama, kuna info muutub iga aastaga. Et iganeb see, mida me teadsime aastaga taga selle kohta, kuidas aju töötab, näiteks kuidas aju areneb, kuidas ta liigub, kuidas kõik, ühesõnaga me liigume nii kiiresti praegult edasi, et kui me prooviks kõigega järge pidada, siis tulevadki need vastandlikud asjad, eks ole, et ma ei tea stiilis maga loomulikult lapsega ühes voodis, kuna siis saad sina magada ja laps saab magada, kõik on lähestikku, kõik on nagu kiindumussuhe, aga samal ajal palun laps saab magama ka teises toas, teises voodis, sest et muidu ta lihtsalt sina ei saa magada ja tema umbes harjub sinuga ära. Et need asjad, mida nagu öeldakse suure enesekindlusega, tulevad tegelikult sellest, et see inimene, kes need ütleb, tema teeks nii. Et tihti nagu see ja see siis tekibki see infomüra, et kus on siis tegelikult see, mis on nagu objektiivselt lapsele vajalik ja mis on tegelikult lihtsalt erinevate inimeste
erinev kogemus, mida nemad teeksid. Jumala eest ära lutipudelit kasuta. Aga samal ajal kasuta lutipudelit, siis muidu ta ei saa süüa. Just, kõik need asjad on ju. Ehk siis, ja selle juures mulle tundub, et on teine põhjus veel ka see, et kõik need arvajad, kuna meil on endal väga palju nagu võimalusi arvata ja jagada seda arvamust ja saada sealt ka positiivset tagasisidet. 2 laiki oli mul eelmine kord sellel arvamusel, mis ma jagasin. Järelikult see on õige. Järelikult see on õige, nii peabki olema ja ma kinnistan ja nii kui ma Ketterit näen, siis ma kohe talle räägin kõik selle ära, mida mina tegelikult sellest tean. See on kõik absoluutselt õige ja nii peabki käima. Ja me kõik teeme seda, see on okei, mis ma tahan öelda ka, et võib-olla ma korra kõlasin nagu, et tohi kellegi nõu anda. See on inimlik, et me läheme, ütleme, et kuule, sa peaksid nii tegema, oled sa proovid nii teha, sa võiksid nii teha. Me lihtsalt peame ka nagu võib-olla rohkem teadvustama seda, et see, et mina teeksin tema olukorras niimoodi, arvan, et ma teeksin niimoodi, ei tähenda, et see ka nende eluga sobib, ehk siis ka vastu võtta seda seda eid, mis sealt tuleb nõuannetele. Ehk siis kuulutame välja nagu hinges praegu siin mingi, kuidas me seda võiksime siis nimetada, et kui sul on laste kasvatamine käsil või sa selle peale mõtled, kuuluta enda jaoks välja naabrinaise rahu. Et las ta räägib, see on tore ja huvitav, aga ma ei pea võtma seda tegevussuunisena. Et sina oled see filter, sina võid seda filtrit vahetada, võid tihkemaks teha või tõredamaks teha. See, et keegi teeks teisiti sinu asemel, ta teebki, kui sa mõtle kõigi nende lapsevanemate peale, keda sa tead, kõigi perede peale, keda sa tead, nimeta mulle 2 perekonda, kes teevad asju identselt. Nagu sa ei leia siukseid perekondasid, isegi kui nad on nagu sarnaste väärtustega ja põhimõtetega, praktikas näeb see ikka väga erinev välja. Kuidas, mis on toidulauakombed, mis on õhtused rutiinid, kuidas, kus käiakse lastega, mida tehakse, see on elementaarne, et iga laps kasvab erinevas perekonnas ja kasvabki erinevaks inimeseks võrreldes siis naabrite lastega, eks ole. Kui sa vaatame siin laua taga ringi, meid on 3, meil on kindlasti tohutult erinev nagu lapsepõlve elukogemus. See ei tähenda, et me kuidagi ei klapiks siin laua taga olema, et me ei pea nagu suunduma mingisuguse ühtsuse poole, vaid me ikkagi võiksime nagu alles hoida selle, et kuni lapse heaolu on tagatud, me räägime siin konkreetselt nüüd lastekaitseseadusest ja nagu vaimsest, füüsilisest, emotsionaalsest heaolust on ju. Kui see on tagatud, siis see on väga paindlik, kuidas üks inimene kasvab. Nii et see võib olla ka korra nagu lasta rahu sisse endale tõesti. Ja ma üldiselt arvan, et kui arvamust ei küsita, siis ei pea seda ka peale suruma. Minu poole pöördutakse päris palju, et küsitaksegi, et kuidas ma teeksin asju. Aga ma ütlengi, et minul on kogemus oma poistega ja nad on kõik olnud oma voodis maganud. Ma ei ole kunagi pidanud last harjutama enda kõrvalt magamast ära. Ma ei oska kaasa rääkida sel teemal, sest minul on magastki sünnist saadik oma voodites. Sest mul on lihtsalt mega kitsas voodi. Meil on vood 140 senti lai. Täpselt nagu. Meil ei... Podcast, voodi laiuse podcast. Jaa. Kas olete ühe teki all ka veel? Jaa. Kus neil muidu 4 tuli, on ju? Aga ei, tegelikult ma tahan laiemat voodit, mu abikaasa ei ole nõus laiema voodiga. Seega meil on kitsas voodi, kuhu lapsed lihtsalt ei mahu ja kui meil aeg-ajalt ikka rändab üks või teine sinna. Siis saad aru, meil ei ole ruumi siin. Et ma ei ole harjutanud kunagi lapsi enda kõrval magamas, me lihtsalt ei mahu sinna. Seega ma ei oska kaasa rääkida ja tegelikult neid asju on nagu palju, kus isegi kui minu poole pöördutakse, ma ei oska kellegile nõu andest, ma ei ole kunagi kogenud neid asju, nagu laps varakult potile. Ma ei tea, Keter. Võib-olla see asi lõpeb lihtsalt sellega, et sinust tehakse ERMis nagu eraldi näitus. Siin on Eesti inimene, kes ei ole soovitanud kellelegi midagi. Ja seal on järjekord. Mida, kuidas ta õppis seda, kuidas ta tegi seda? Kuidas see võimalik? Võtavad su kliinikusse katseteks. Eks ma mingeid asju ikkagi sellest, kui küsitakse aitan ja toetan, aga mõtlengi, mul ei ole kogemus kõigel alal ja ma ei oska soovitada asju. Mina harjutasin juba sünnist saati neid lahus magama ja mitte sellepärast, et ma nagu meid vähem armastaksin, aga sellepärast, et ma ei saa magada, kui keegi mu külje all magab. Mõtlesid armastust, nüüd hakkan kahtlema praegu. Üle kompenseerid praegu. No väga tore, tõmbame sellele teemale ka joone vahele. Ma arvan, et selle me rääkisime päris kenasti risseliti läbi, mis puudutab siis arvamist ja mittearvamist ja selle kuidagi sissevõtmist. Ja olen nõus, kas liigume edasi siis küsimuste blog. Ma nagu ilmselt kõiki läbi võtan enda 50, aga ma arvan, et see järgmine mõte, mida korra läbi mõelda, kui sa oled mõtestanud enda vanemlusrolli, et kes ma üldse olen vanemana, mis on ootused, mida ma kardan, mida ma pelgan. Kui ma olen mõelnud läbi, kuidas ma teistega suhestun, eks ole, et kuidas võtan nõuandeid vastu, kelle najalt ma nagu ennast peegeldan ja edasi, mis on need infoallikad nagu laiemad, lapsed ja mõned teised võib ka. Et siis on 3. blokk võib-olla see mõttes ongi see, et kui see lapsega suhestumine nüüd korra nagu teemaks võtta, et ilmselgelt eriti kui sul veel nagu ei ole lapsi või kui sul on nagu vähe kogemusi või on ka erinevad kogemused, sa ei pea teadma, kuidas iga lapsega reageeriksid mingitele asjadele, aga mõelda läbi näiteks mingid baasmõtted näiteks selle koha pealt, et
mida tähendab minu jaoks lapse ära hellitamine üldse, et see on see lause, mida kuuldakse palju, eks ole. Mille kaudu me mõtestame lapse kasvatamist. Ja teine asi on see, mida tähendab näiteks lapse, ma ei tea, distsiplineerimine või karistamine, sellised suured sõnad, mida tihti kasvatuses kasutatakse ka endiselt ja mis tuleb välja, tähendavad väga erinevaid asju inimeste jaoks. Väga erinevaid asju. Ehk siis kuidagi mõelda, et kuidas ma lapsega suhestun, et nagu mitte igas olukorras loomulikult see ei tähenda seda, kui ma ei tea, laps nagu nutab, kuna sa andsid talle punase klaasi asemel nagu sinise on ju, siis sa pead samal ajal mõtlema, et aga milline vanem ma nüüd ikkagi tegelikult olen, kuidas ma tahaks, et laps tunneks ennast, sa ei pea neid mõtteid mõtlema selles olukorras sees, aga see üldine nagu foon, et kui sa need kasvatuspõhimõtted endale saad nagu kuidagi kas või uduselt nagu silme ette nagu aeg-ajalt tuletada meelde, siis on mul tunne ka lihtsam reageerida igas olukorras ootuspärasemalt ka lapse jaoks, eks ole, et kui ma näiteks otsustan, et kui laps tahab sinisest klaasist vett, siis ta näiteks minu üks põhimõte on see, et kui laps tahab juua või süüa, ta ei pea mulle ütlema palun. Et ma ei oota, et laps nagu palub mult asju, mis on tema eluks vajalikud selles mõttes. Ma küll annan talle selle võib-olla veeklaasi on ja ütlen, et ise täiendan kõrvale, et palun anna vett, mitte tahan juua või mis iganes ma võin täiendada, aga ma kuidagi ei hoia last eemal enne asjadest, mis see võlusõna oli. Just, et ma nagu minule näiteks, see on okei, kuigi teeb seda, ma ei saa, nagu ei lähe inimesi kuidagi nagu piirama. Minul isiklikult on ebamugav teha seda, kuna ma ei tahaksegi mulle niimoodi teeks. Okay, aga mõtleme, mis need kategooriad veel ikkagi on, mis meil ette tulevad siis, eks ju, et sa juba paari asja ju nimetasid, eks ju, et kuidas mis need veel võiksid olla, et mis need klassikalised asjad on? Sa mõtled need hellitamine, karistamine, mis veel? Ma pean mõtlema. No mõtleme korraks. See võib vahetevahel juhtuda. Keter, mis sulle tundub? Mis need kesksed küsimused on? Veel üks asi. Lapse nutt. Kui laps nutab, mida see minu jaoks tähendab, kuidas ma seda tõlgendan, mida ma enda kohta mõtlen, kui laps nutab näiteks ka oluline, laps nutab päris palju elu jooksul, eriti alguses. Ja kui iga kord need lapse nuttu nagu nii-öelda kas rünnakuna või märgina sellest, et sa oled midagi valesti teinud või oled halb vanem, mitte märgina sellest, et nutt on füsioloogiline reaktsioon sellele, kui miski lihtsalt tekitab trotsi või vastumeelsust või kurbust, ehk siis inimlik asi, mida keha teeb, eks ole. Et siis sealt tuleb ka päris probleem, et kui sa proovid kogu hinna eest tekitada olukorda, et peaasi, et laps ei nutaks. Et kui see kasvatusnarratiiv hakkab sellest pihta, et peaasi, et lapsel oleks kogu aeg hea olla. Et siis see võib olla ka natukene sead endale mitte lihtsalt liiga kõrged eesmärgid, vaid ka absoluutselt mitte abistavad eesmärgid, ka lapsele mitte, eks ole. Et võibollagi läbi mõelda seda, et kuidas ma suhtlen sellega, kui laps ei suhtle minuga sõnadega, vaid kehaga, mis iganes viisil on ju. Ma ütleks, et kui laps õpib suhtlema sõnadega ja vahel nad väljendavad oma emotsioone sõnadega, sa ei meeldi mulle, ma vihkan sind isegi, et kuidas tulla toime, kuidas sa suhtud sellesse? Et laps ütleb väga palju asju, mida ta tegelikult ei mõtle ja mis on täiesti loomulik reaktsioon mingile olukorrale, sest ta ei oska teisiti oma emotsioone kontrollida. Ja vanemana, eks alguses see on keeruline, sest sa ei taha, et keegi sulle kunagi niimoodi ütleks, eriti nii lähedane inimene, nagu su enda laps on. Aga jah, selline asi tasub nagu läbi mõelda, sest seda juhtub ja see on täiesti tavaline asi. Kuidas sina siis, kuidas sa oled selle peale, mis see sinu reaktsioon on? Kuidas sa seda oled mõtestanud? Eks ma alles hiljuti kuulsin seda äkki üle või üle. Kui näiteks tahvelarvutit ei anna lapsele, siis kui tema seda tahab, aga üldiselt me üritame piirata ikkagi nutiseadmete kasutamist. Et lapsed mängiks rohkem õues ja siis ikka tekitab see trotsi neis. Ja siis ma ütlen, et sul on õigus tunda, nii nagu sa tunned ja ma arvan, et me oleme õhtul jälle sõbrad. Ja tavaliselt see ongi nii. Et ma ei võta seda kuidagi hinge või et see ongi nüüd tema elu lõpuni otsus, et nüüd ta temaadi tunnebki kuni nüüd surmani välja ja vihkabki mind elu lõpuni. No ei ole tegelikult nii. Ja enamasti tal on see juba paari minutiga möödas, siis ta tuleb jälle kallistama. Et enamasti... Aga siis ikkagi ütled, et tagasi vihkasid. Enam ei vihkagi või? Kuhu see vihkamine kadus? Ei, ma üritan mitte niimoodi parastada, aga tead, võimalik, et on seda ka ette tulnud. Ma niimoodi nagu ma ei mäleta sellest sükseid hetki, aga võimalik, et seda juhtub. Ma ei saa öelda, et seda pole juhtunud. Ja mees kuulab praegu. Ja ma ees kindlasti kommenteeriks ta kõrvale. Ma ei tea, ma küll mäletan seda. Mulle tundub, et selle juures, Merilin, kas tähtis ei ole ju ka see, teatud asjades muidugi on mingid nagu põhimõtted ja nad on paigas, et seal ei saa väga palju midagi muutuda, eks ju, ma ei tea, karistamise osas, et
ma ei tea, eriti veel füüsilise karistamise osas, ei ole väga võimalik, et seal, kui mul on nagu see on põhimõtte paigas, et seal väga muutuda saaks, eks ju. On ikka kuigi ma tahaks just öelda tegelikult tõesti, et ikkagi näiteks hiljuti kirjutas üks inimene mulle, et anonüümselt tunnistas mulle, et mina olen see inimene, kes on andnud hiljuti või paari aasta jooksul lapsele vitsa. Ja ma ei taha teha seda enam, ma tahaks, et seda juhtuks enam, ma tahan, et seda nagu, et see kunagi tuleks ette, ma saan aru, et ma ei oska toime tulla selle, kui laps mind vihaseks ajab. Ehk siis see on see koht, kus nagu toimub see nagu ikkagi see paradigma nihe on nagu... ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui sa oled korra juba aru saanud sellest, et ma ei löö. See piir, seda küll. Et siis ma ei lähe tagasi, et tegelikult ikkagi natukene nagu võid. Seda ma arvan, et ei juhtu, eks ju. Aga just ma tahaks öelda seda, et neid küsimusi aeg-ajalt ikkagi peaks üle vaatama just selle samal põhjusel, et need ajuslaidid kusagil seal muutuvad ja midagi uut ikkagi ju tuleb. No muidugi, ütleme näiteks see on ju, mis need, ma tean, lastevabana seda nalja nagu hästi eriti nõmeda, eriti kuna ma olen kasvatuspsühholoog, kes on nagu mingil hetkel autoriteetne vanemluse osas, aga kõige targemad vanemad on need, kellel veel lapsi ei ole ju. Kipub nii olema. Ma tean ja eks ma ise proovin meeles hoida seda enda puhul ka, et nagu minu naivistlik lähenemine vahel ongi sest tingituna, et mina saan vaadata nagu geneeriliselt asju, mitte üks ühele. Aga et kui sa oled need küsimused läbi käinud ja mõelnud näiteks läbi, ja olgem ausad, kasvatus ei lõppe siis, kui laps saab 7 on ju, vanemlus ju kestab siis, kui laps on ka 14 ja 17, ka hoopis teistsugused probleemid on ju. Tegelikult, kui laps pöördub su poole mingite küsimustega, et kuidas aitab. Et sa peadki aeg-ajalt nagu läbi käima seda, et tšekkima, kas need põhimõtted, mis mul on, kas need nagu endiselt ka pädevad selles mõttes on ju. Ja. Ma mõtlen lihtsalt et mingites asjades tagasi ei lähe, kuskil edasi lähed. Räägime sellest karistamisest korraks lihtsalt väga konkreetse näitena siia sisse, sest et kui me neid põhimõtteid siin niimoodi näpime nende küsimuste kaudu. Mis siis? Mida ma vastan sellele inimesele? Mida sa vastad sellele, kuidas me nagu... et kuidas üldse nagu, olgu, et see karistamise, mis täna on siis juba karistamine? Võib-olla hakkame sealt pihta, et mida me nagu lapsele tehes, mida me saame tegelikult öelda, et see on karistamine? See on ka nii head vastus, et see on definitsiooni küsimus. Aga see on samas küsimus küll definitsioonis, et minu jaoks näiteks karistus on see, mis juhtub asja loomuliku tagajärjena. Ma ei tea, kui laps viskab mingi asja maha, see läheb katki, siis see ongi juba karistus, kuna see... Asja katki minemine on karistus. Et see asja loomulik tagajärg ongi juba selle asja, ma ei pea nagu last... mina jälle näen seda, kui ma näiteks tegelen lastega, hoian lapsi, ma olin lasteaia õpetaja mitu aastat, ma ei pea last nagu ekstra veel karistama sellest, et seal juhtus midagi, või tegi midagi, kuna ta otsmiku sagar veel lihtsalt ei ole veel nagu pardal, eks ole, et impulsi kontroll on veel 0 väike lapsel, nagu põhjustagajärg seos 0. Ühesõnaga, et mul ei ole mõtet näidata, et sa pead mind ka veel kartma. Et sa pead kartma minu reaktsiooni ka veel lisaks sellele, mis tegelikult juhtus. Kas sa siis ütled, et oi, nüüd räägid sellest katki läinud kausist? No me räägime, et peame nüüd korda tegema selle, et sa mine võtta kühvel labides, ma aitan sind, miks juhtus see, räägime läbi, et seda rohkem ei juhtuks. Et mul on tunne, et üks nagu kas hea karistuse mõte on see, et ta oskaks järgmine kord ennetada seda ka siis, kui mind ruumis ei ole. Ehk siis nagu... Ja kui midagi juhtub, ta julgeb pöörduse poole. Just. Et kui ongi, et näiteks teises toas juhtub ja laps tuleb, ütleb sulle, siis ta teab, et sinna ei järgne mingit karistust veel otsa. No sest et ongi see, et muidu juhtubki see olukord on, et kui mina seon selle asja enda reaktsiooniga, mõni päev ma reageerin rohkem, mõnikord vähem, eks ole. Ja siis on see küsimus, et kui mind siis toas ei ole, kas ma siis saan ka kindel olla, et ta teab, mida võiks ja mida ei peaks võib-olla tegema. Et selles mõttes, aga see on see... Et ta ei tee seda sinu pärast, vaid selle et ta saab ise aru, et ei ole mõistlik teha, on ju, just, et ma annan nagu ikkagi, mis on vanemluse eesmärk, võtame korra, nagu läheme korra sammu tagasi, kasvatada laps võimalikult iseseisvaks, et ta saaks võimalikult hästi ilma minuta hakkama. Nagu just juba me tähendab, et ma ideaalis, räägime hästi nagu neurotüüpilistest ja nagu hästi keskmisest lapsest selles mõttes ka, on ju. Et ideaalis on see, et vanemat läheb aina vähem lapsel vaja. See on nagu selle asja nagu mõte, eks ole. Ja kui ma pidevalt seon lapse toimetulekut ja tema enda nagu mingit peegeldus sellega, et mina pean talle kogu aeg tagasisidet andma, siis ma lihtsalt nagu käin enda peas vähemalt enda kasvatuspõhimõtetele vastu. Ükstapuha, kas ma olen siis vanem või lapsehoidja või lihtsalt sõber, on ju. Et selles mõttes see karistuse küsimus minu jaoks on pigem see, et karistuse eesmärk jutumärkides on siis see, et järgmine kord oleks väiksem tõenäoliselt see asi juhtuks. Ehk siis me räägime, et tõesti, ma olen muidugi, mul ei ole rääkimisega probleemi ka. Aga... Kui see ikkagi juhtub uuesti ja see tuleb nagu... Me räägime uuesti, kui palju sa näiteks, ma ei tea, võta korra ise ennast täiskasvanuna, kui palju sul juhtub seda, et sa kogemata pillab midagi maha, kui palju see juhtub, see ei ole mõnikord otsuse küsimus, et asjad kui palju juhtub seda, et sa oled küll mõistlik täiskasvanud inimene, aga mingi asja jääb siin nii närvi, et sa tahad nagu panna padjaga vastu diivanit, nagu et meil kõigil on ajuga siis, kui me suureks saame, et oodata lapselt mingit nagu vankumatut, laitmatut, ideaalilähedast nagu rollikuvandit.
mul ei ole, ma saan aru, miks seda on lihtne oodata ja kui ma olen stressis ja väsinud, ma ootan seda ka. Aga kui mul on nagu väga hea periood, ma olen nagu väga avatud kõigile, siis ma tegelikult saan aru, et ka tal on õigus olla täpselt sama kompleksne ja mitmekülgne nagu mina olen. Ehk siis ka tal on õigus aeg-ajalt otsustada, et täna minge kõik pekki. Ma ei taha, ma ei viitsi, kõik läheb närvi, ma teen meelega, ma tahan mingit reaktsiooni saada, sest ma ei tea täiskasvanud, kes see sama aeg-ajalt ei teeks, sest me kõik õpime seda terve elu jooksul, kuidas toime tulla. Eks meil on kodus olnud ka neid olukordi, kus üks vanem reageerib üle tegelikult olukordades ja siis, miks sa nii käitub? Ta käitub nii, sest ta on 4-aastane. Nii ta peakski käituma, sest ta ei oska teisiti veel käituda, et näevad 9-aastane juba ei käitu nii. Et näiteks aastased lapsed loobivad toituma. See on täiesti tavaline asi. Ja arengule ülioluline faas, mida läbi teha, eks ole. Maa lendav toit on tähtis. Eriti see, kui keegi selle üles korjab ja see muster hakkab tekkima, et kui mina nii teen, siis see korjatakse üles ja teise käega, kui teen, korjatakse ka üles. Ja asi kukub, kui sa lased lahti, asi kukub maha. Gravitatsioon. Juba õppivad. Ta mõtleb. Kas keegi on märganud seda? Ruttu. Kui ta oskaks see sõna, ta ütleks seda ka. Gravitatsioon, see on tore. Õpetagem seda. Et ma tean, et kuna meil on ka perel Instagrami konto, siis kus me jagame oma argipäeva rõõme, vahel ka muresid. Aga siis mul on olnud video, kus kaksikud söövad ja siis inimesed, kuidas sa saad miks sa lubad neil nii teha? Ma nagu, kas ma peaks neid toitma? Et ma ei ole toitnud kaksikuid ise lusikaga, sest ma tahtsin, et nad õpiksid iseseisvalt sööma võimalikult varakult, sest kui ma oleks neid mõlemaid lusikaga toitnud, poleks ma ise süüa saanud. Seega mul oli valida, kas ma söön ise ja nad õpivad sööma või ma ei söö. Seega ma läksin seda teed, siin on teie toit, siin on teie nugakahvel, sööge. Esialgu, otse loomulikult nad ei söönud, vaid nad natuke läks suhu, enamik läks maha, lõbus oli neil. Nüüd, kus nad on kahesed, nad tegelikult suudavad väga edukalt ka supi kausist ära süüa. Nad vahel küll panevad toidu tassi ja joovad hoopis seda, aga ma nagu ei taha neid ka keelata, kui nad näiteks valavad ühest anumast teise anumasse vett, sest see on nii oluline oskus. Ja kõik aru saada. Meil on lihtsalt väga vaja. Aga ikkagi ma korra küsiksin sinu käest ka karistamine. Iseendal on raske siis, kui ma ei ole vaimselt heas kohas. Kui mu enda tass on tühi, ma ei ole saanud ja kui ma ei ole saanud puhata, kui me ei ole saanud näiteks mehega kahekesi olemise aega piisavalt palju, siis me mõlemad oleme rohkem siuksel tärevil. Aga üldiselt ma olen seda meelt, et teo tagajärg on ise karistus. Näiteks kui laps kaotab ära telefoni, ta on väga kurb. Ma ei pea teda karistama veel lisaks selle ees, sest ta on väga-väga kurb. Tema jäi millegist ilma. Ja samamoodi, kui neil midagi katki läheb, näiteks eile, meil on aastane labrador kodus. Ja laps jättis oma uue liivakasti, ämbri liivakasti, kuigi ma ütlesin talle korduvalt, palun pane need ära, sest koer varastab sealt asju praegult. Me ei ole jõudnud tal veel ära õpetada, et sealt ei tohi võtta. Otse loomulikult ta ei pannud seda ära ja see ämber läks koerale ja see ämber on täiesti puruks. Ja siis ma näitasin talle ka, et näed, ma ütlesin, palun pane see ära, sa ei pannud seda ära ja nüüd koer sai selle kätte, et palun pane oma mänguasjad ära. Mul ei ole mõtet hakata teda veel lisaks, ma ei tea, mingit, ma isegi ei tea, mis karistus võiksin otsa järgnega. Võtad, ma ei tea, taskurahast ära, et järgmise asja peab ise nagu maksagi ja kuidagi ja. Okei. Teoreetselt on see võimalus olemas, aga see tundub nagu nii abur, sest see oli tema uus ämber ja ta ütleski, et siis me peame uue ostma. Need on väiksemad lapsed, aga see vanempoolne ots. Ei mis ma ei oska. Palju sa ikka kontrollid neid lõpuks 9 või 13 või 15? Tegelikult ta on saanud karistada küll. Näiteks valetamine on üks asi, mida me kodus ei tolereeri. Tule räägi. Ja enamasti, kui ta tuleb, räägib mingi asja ise ära, siis sellele ei järgne mitte mingit karistust, mingi lisakaristust. Kui seal on ikkagi selline keskmisest natuke pakse mudu sees ja hiljem tuleb välja? Provotseerid täiega, on ju. Ma arvan, et see oleneb olukorrast. Füüsilist karistust meil kodus ei ole. Mitte ükski laps ei ole saanud füüsiliselt karistada. Aga on olnud olukordi, kus on nii-öelda see time out. Aga me ei ütle seda, et nii-öelda, et mine istu nurgas ja midagi, et lähme rahuneme.
ja et mine istu, mõtle, puhkame natukene. Ja siis me Toomas küsime, et miks see olukord juhtus, mis toimus seal. Et enamasti on see 2 lapsevaheline konflikt olnud. Suurema poisiga, mis puutub valetamisesse, siis on olnud olukordi, kus ma küsin, kas sul on kõik õpitud. Ja on küll, ta tuleb koju 2-ga. Klassik. See on see. Ja see oli see olukord. Kas see mitte ei ole nagu arenguetapp, millele see ei ole nagu valetamine, see on nagu olukorra valesti hindamine. See ei ole nagu vale. Mina tean kõike, mis ma tean, eks ju. Et aga see on olnud siis olukord, kus me ütlesime, et okei, et kuna tal oli tema toos arvuti ja mida me nägime, et miks tal jäid õppimata, oli see, et ta läks arvutisse. Ja siis nüüd on see arvuti meil teises toas. Seega, kui ta tahab seda kasutada, küsi. Ja me võimaldame lapsel kasutada arvuteid ja kõike, aga lihtsalt, et tal ei ole seda oma toas nii kättesaadavalt, et ta ujub sinna sujuvalt ära ja siis kaob talgi kogu maailm ümbert ära. Mul läks vaja, et keegi võtas karvuti ära, et ma saaks teha tööd vahepeal, sest et ma jään ka nii, ühesõnaga vahel mõtted küll vaata, kuuled neid, kuidas me nagu toetame lapsi nende arengus ja iseseisvumise teel, on ju. Ja siis vaatad enda ümber täiskasvanud, kes on ikkagi nagu veel voodis, vaata sekku. Mina ise teen seda, ma saan rääkida, ma teistest ei tea. Sekundile magama scrollid veel nagu telefon nina otsas ja siis mõtled, miks nagu uni ei tule. Selle põhjendus on see, et sa valgustad nägu veel enne magama. Ja just see on see. Ja eks ole, täpselt, et see lihtsalt, et näha tõesti, et me nagu tahame neile parimat, me tahame nii palju head neile, et me vahel unustame ära, et see ei tähenda, et nendest ei kasva nagu selles mõttes keerulised kogumid, eks ole. Aga Merilin, ikkagi nüüd tuli huvitav asi siia juurde ja me räägime ju praegu nendest põhimõtetest, mille osas võiks enda jaoks need asjad läbi mõelda, mis on sõnakõlksud mõnikord, aga iga kord ka mitte. Et need on küsimused, mida me lapse kasvamise juures näeme ja see on üks küsimus, mille juures me oleme, valetamine. Kuidas siis seda nagu mõjutada? Et kui see, ja see mulle tundub mingis vanuses kipub nagu tulema loomulikuna, sest et kuidagi nagu see reaalsus, milles ma elan, kus on siin see füüsiline tüüp ja minu see ruum ümberringi, on ju segatud seal, ma ei tea, aiside ja auludega, keda pole olemas, keda näen ainult mina. Ja kusagil on see nagu see loominguline udu nagu õudselt tore ja see vanematele meeldib ja nad on selles mängus kaasas. Aga siis tuleb kusagilt mingi asi järsku, kus nad ütlevad, et nüüd sa valetad. Eks ju. Kuidas see... Kui me korra mõtleme, ma tean, et ma vaatan ka kella, ma tean, aga mõtleme korra, et mida valetamine nõuab. Hea valetamine nõuab seda, et sa tegelikult, et sul on väga hea empaatiavõime, et sa saad aru, mis teisele inimesele mõjuks nagu usutavalt. Ehk siis valetamine kui selline on tohutult äge arenguetapp. Alati õpetasin lasteaias lapsi valetama paremini, kui ma sain aru, et nad valetavad, ütlesin, tead, ma poleks aru saanud, sa valetad, kui sa oleks hoopis nii teinud või nii öelnud. Nii et võtsin selle rolli endale, sest et neil on vaja aru saada, kuna see õpetab neile väga palju teiste inimeste mõtteviisi kohta. Kui on tegu sellise väikelapsega, kes tõesti see fantaasia versus valemaailm nagu käibki nagu nii-öelda paralleelselt ja nagu seguneb nagu päris maailmaga, siis ma vist isegi kasutaksin seal erinevaid sõnu selle kirjeldamiseks, et ma valetamist selgitaksin lapsele sellega, et sa meelega varjad midagi, sest muidu sa kardad, et juhtub midagi. Või et sa meelega ütled midagi, kuna sa kardad, mis muidu juhtuks. Et seal on see, kus sa nagu valetad. See, kui ta lihtsalt räägib mulle mingisuguseid nagu asju, et ta, ma ei tea, ongi mingid väljamõeldud sõbrad ja mis iganes on ju, et seal taga ei ole mingit hirmu. Valetamise taga on alati mingi hirm. Sa peab mingil põhjusel sa varjad tõde, eks ole, mingil põhjusel sa kuidagi muudad seda. Et ikkagi ma nagu prooviks nagu aru saada, et mida sa pelgad, mis sa kardad. Ja annakski lapsele märku, et nagu seda hirmu ei ole tegelikult mõtet tunda. Et nagu nii palju, kui ma seda nagu võtame korra suuremad, praegu me räägime väikelastest on ju, võtame suuremad, võtame näiteks teismelised ja peol käimine, meelemürkide proovimine. Suitsetasid? Ei! Suitsu ei ole tehtud. Või näiteks, et ei, ma ei lähe peole, ma lähen sõbrale, tegelikult sa oled kuskil, ma ei tea, kraavis silla all on ju, jood kõike, mis sulle kätte antakse, on ju. Et näiteks minu vanemad, kui ma olin noor, tegid väga edukalt seda, et rõhutasid ükstapuha, mida sa teed, ükstapuha, mis reegleid sa rikud, kui sa helistad, me tuleme sulle järgi. Ehk siis nagu ükstapuha, mis on, sa ei pea nagu, isegi kui me vihased oleme, siis sa tead, et midagi nagu, et sinuga ei juhtu midagi, kui sa helistad meile selles mõttes, et viha on lihtsalt mureväljendus, blablabla, on ju. Aga lihtsalt see, et ma ei pidanud kartma seda, et ma olen midagi valesti teinud, et ma peaks nagu varjama või valetama midagi. Kodu oli alati koht, kuhu ma sain minna, nagu 100% alati. Et see on jälle see koht, kus me nagu natukene mõtleme ka selle peale, et kas ma, ühesõnaga, et
mõtle ka niipidi, millal ma ise valetan inimestele, mis ajendab mind valetama, kas ma pelgan tema reaktsiooni, äkki ma ei taha ta tundeid riivata, aga see on tegelikult hirm, eks ole, ma ei taha, et ta teaks nagu tõde, mis iganes, et ka meil on valetamiseks ja me kõik valetame, nagu me teeme igasuguse, kas me isegi mitte ainult lastele, aga endale, sõpradele, partneritele, mis iganes, et mis on need olukorrad, kus me valetame, et natuke nagu võib-olla normaliseerida seda, et aeg-ajalt valetatakse, et see on okei, kui laps valetab, see on ka inimeseks. See on nagu nii kogu see on aeg. sootsiumi osa, loomulikult, et nagu mis ei tähenda, et valeta. Just, aga nagu, aga vali nagu vale niimoodi, et midagi juhtuks sellest nagu väiksed, nagu, et ongi, see on nagu okei, kui sa valetad mulle, et sa ei söönud nagu neid asju, mis ma palusin mitte süüa, nagu fine, okei, me saame rääkida, et see nagu nüüd on neid asju ei ole, see on nagu veits nõme, aga sa ei pea kartma seda, kui see tegelikult välja tuleb ja samal ajal öelda, et ongi mingid väiksed valed, mis sa nagu. Oota, aga veel vägasti konkreetselt, et kui on emal ja siin on meil hommikune kokkulepe, et me sööme selle muna ära, aga ma annan selle laboratorile ja ütlesin, et sõin ise. ma ei minna naerma siukesi. ma ei tea, mis lapsevanem oleks ausalt ka, ma oleks nagu hea kiil. Meil juhtub seda päris tihti ja sellest ma ütlen ära, et lihtsalt, et me peame, kuna koer peab sööma koeratoitu, siis me nagu üritame seda poolt, et koer võib tunda ennast halvasti, kui sa talle toidad igasugu asju. Just, et nagu niipidi on ju, et ma nagu, ma ei tea, mis praegu juhtus, seda ma võib-olla kunagi seda teada, aga edaspidi, kui on siuke olukord, on ühesõnaga, et jälle, et seal on võib-olla küsimus ka, miks me mõnikord reageerivad valetamisele väga jõuliselt, on see, et see kuidagi, see õõnestab autoriteeti, et nagu see võimusuhe läheb paigast ära, kui keegi, kes on laps, valetab sulle või kuidagi võtab olukorra enda kontrolli alla selles mõttes. Ja mõnikord on väga raske inimestel seda nagu tunnistada endale, et see haavab nagu tegelikult ego või haavab seda tunnet, et autoriteeti, et mina olen ju see, kes otsustab ja mina teen. Ja see on jälle, see on tihti pigem siis, kui inimene, kellel on hästi hea olla enda elus, oma peaga, oma nahas, oma nagu rollis, teda need asjad niimoodi ei mõjuta, kui inimes, kes on kas kurnatud, sodi, tal on endal nagu mingid suured konfliktid sees, nii edasi. Et seda ka meeles, et mis hetkel me valetamisele tegelikult, kuidas me intuitiivselt ka reageerime, on, et see erineb ka. Teeme siia vahe sellise korraks käigu. Me oleme rääkinud nendest küsimustest, mida vanemad võiksid rääkida. Mis on meie see üldine kontseptsioon, mida me siis lapse vanemluse all mõistame, mida me siin teeme lapse kasvatamise juures. Me oleme soovitanud ja mõelnud läbi siin üheskoos selle, millist informatsiooni me sisse võtame ja vastu võtame. Mis on see, mis meile läheb korda, keda me kuulame, mida me usume, keda me usume ja nii edasi. Nüüd rääkisime mõnedest sellistest väikestest sõnakõlksudest, mis meie ümber pilvena tiirlevad ja millele peaks andma ise mingi sisu väga konkreetsetena kuni siis valetamiseni ja kõige selleni välja, aga ka mis on hellitamine ja nii edasi. Mis veel? Mis võiks olla veel see küsimuste pakett, millega lapsevanem võiks tegeleda vahepeal auditit tehes või siis uusi lapsi planeerides? Argiolme. Ehk siis alates nagu sellest välja, et kuidas valime lapsele ees ja perekonna nime, eks ole. Kes on kodus lapsega, kes hakkab olema lapse kodus siis, kui laps on haige. Ehk siis, kui mõlemad juba käivad tööl, kuidas me selle jagame, kas me leiame seal mingi tasakaalu või on meil kuidagi vaikimisi eeldused, et üks vanem annab hästi palju oma karjäärist ära näiteks, kui ta on lapsega kodus. Eks seda küsimust siis, kui meil juba need lapsed on, me ei ole seda kokku leppinud, saab vaadata selle, et kuidas me oleme teinud ja kas see on mõlemale poolele okei. Just, et kas midagi saaks praegult muuta, et korra, ühesõnaga mulle tundub, et mida vähem on sükest vaikimisi eelduseid, seda lihtsam tegelikult on see kasvatuse protsess ka kahekesi koos, eks ole, et see on ka oluline kasvatusküsimus, et neid on ka üksinda hea läbi mõelda, aga üksinda sa ei pea kompromisse leidma. Kahekesi on see, kus tekivad need konfliktid, kuna mõlemal on, meil kõigil on meeletult palju vaikimisi eelduseid selle kohta, mida arvame, et juhtuma saab. Kas või lapse perekonna nime, eks ole, nagu mõeldes, eriti kui vanemad näiteks, kui neil ei ole ühine perekonna nimi, et keegi alati eeldab, et see on tema nimi. Just. Ja loomulikult täpselt need mingi koduste kulude jaotuseks, siin ma panen kõigile nagu südamele, et kui teil ei ole nagu ühisvara, siis palun tehke nii, et kui on pangalaen on ühe inimese nimel ja te elate selle nagu, elate seal koos ja see on võetud nagu kahasse, siis kandke palun tulusid üle selgitusega laen või midagi sellist, et ei ole, et please ärge tehke nii, et üks inimene kannab siis kõik koduga seotud kulud ja teine kannab jooksvad kulud nagu toidud, riied, et see lihtsalt, see loob pinnase nii palju nagu kohtudeks hiljem, üks puha, kui palju seal armastust ja soojust on, mis iganes. Lihtsalt siuke väike meelduletus. Ja üldiselt ühisvara kaitseb nõrgemat poolt. Nii et kõik nõrgemad pooled siis, et ühisvara. Finantsiliselt nõrgemad siis. Mina kosisin oma meest ise. Ikka mulle tundub, see järgmine näitus tuleb. Aga hea, millist teemat
Siis on veel sellised näiteks, kuidas jälle, nagu ma tegin ühe uuringu siin Eesti just heteropaaride seas, mis on oluline, eks ole, heteropaaride seas, kus on tihti need rolli ootused on nagu natuke jäigemad, vaikimisi nagu sisse kujunenud. Et uurisin, et kuidas näiteks on kodus jaotunud, võtame sihukese asja nagu lapse hooaja riiete kaardistamine, et kombekad, kui talv uuesti tuleb, kas kombekad sobivad, kas need on veel pädevad, kas peaks ostma uued saapad, et sellise mitte nagu argine, et mingisugune asi on katki, need ostame, vaid just see silma peal hoidmine nagu riietuse nagu valiku osas, mis kodus tegelikult on. Et kas või see läbi rääkida, kes sellist asjadest hoolitseb, mul on teine küsimuste nimekirju ka seal, eks ole, on see 123 kodust tegevust või see koduse koorma nagu jagunemine, mis võib ka aidata selles olukorras hästi palju, et kuidas me lapsega seotud nagu olme asju jagame. Ja siis loomulikult see viimane plokk seal võiks olla pärast olmevärki on see meie enda omavaheline suhe, mitte ei ainult nagu lapsevanematena, vaid kahe inimesena, kes kasvatavad last, kahe isiksusena, kes kasvatavad last. Ehk siis kuidas stress väljendub ema-kumma puhul, millest ta on nõus loobuma, kui laps tuleb, millest ei ole nõus loobuma, kuidas me teeme kompromiss selle koha pealt, igasugused no ühesõnaga kõik sellised nagu suhte teemad või kuidas me saaks hinnast teha, endiselt meeldime teineteisele ja nii edasi. Et kõik need teemad ka läbi arutada, et mulle tundub, et kui see nagu jääb kõrvale, siis tekibki see olukord on ju, kus lõpuks on lihtsalt kaks nagu kesta, on nagu vanemad, kes kasvatavad last, aga tegelikult ja see on okei, see mingil hetkel, mingi perioodil ongi ju see nagu nimetage mulle üks nagu mingi paar, mõned võib-olla neid on, laps on 1,5 kuune ja nemad on rohkem teineteisse armunud kui kunagi varem, et nagu ma pigem kuulen seda vähem, pigem tuleb seal mingisugune paus, kus me nüüd on nagu laste distants meil korra olla, et tegeleme nüüd selle olmega ja lapsega, eks ole, et see loomulikult tekib, see kogu aeg ei pea olema nagu käes kinni, silmast silma, südamest armunud on ju, aga lihtsalt, et korra läbi rääkida, et ka see on paratamatu, kui see tuleb, kuidas me reageerime sellele, missugune on meie jaoks, ma ei tea, argi intiimsus, et kui me ei taha nagu mingit nagu hardcore füüsilist intiimsust kogu aeg teha, siis sa ei taha, su keha on ära katsutud, sa ei taha keegi näpiks, mis iganes, kuidas me väljendame teineteisele, et me oleme nagu ikkagi üksteise jaoks ka nagu atraktiivsed, näiteks kui see on meie suhtes varem teema näiteks olnud, on ju. Et kõik, ja see vajab hästi palju julgust neid nagu mõtteid formuleerida ka enne, kui need hetked käes on tegelikult, sest et sa kuidagi väga lihtne on minna sinna fooni, et meil ei juhtu neid asju. Meie ju ometi suudame nagu, et me oleme nii kaua aastaid juba õnnelikult koos olnud. See on kõige suuremaid selliseid eksitamise viise. Siis on piinlikkus ja tunne tekib, kuna ma ei tea, kuidas seda nüüd nagu, kas siis tähendab, et ühesõnaga kõik see mure. Lapsevanemaks saamine muudab suhet hästi palju ja see on asi, mida ma ütleks, et alahinnatakse. No me saime ikkagi vägagi noorelt, tänapäeva mõistes lausa nagu teismelisena põhimõtteliselt lapsevanemateks. Ja see on, meil ei olnud sellist nii-öelda elurütmi välja kujunenud. Me enne seda olime Austraalias 2 aastat, võtsimegi suveniirina beebikaasa ja meil ei olnud sellist, et täna on sinu trennipäevad, homme on minu päev. Meil ei olnud sellist rütmi. Seega meil ei olnud nagu millegist niimoodi loobuda. Me oleme kõik asjad koos oma esimese kodu ostnud, esimene auto, kõik asjad on meil koos tulnud. Ja kui ma vaatan nüüd oma tuttavaid, kes saidki hiljem lapsevanemateks seal 30. Kui lapsega tuleb mingisse rutiini. Ja siis sellest loobuda, see arusaam, et oota, ma ei saagi 4 korda nädalas trennis käia. Mis mõttes ma pean nagu loobuma oma sõpradega mingi jalkamängu õhtutest või nagu. Isegi ajutiselt. Ja, et selline, et arvamus, et midagi ei muutu, on väga vale arvamus. Et laps lihtsalt lisandub. Ta lisandub ja ta õpib selle rütmiga toime tulema. Aga kas teine pool ka seda mõistab, et tegelikult ühele poolele siis langeb suurem koormus ja selline asi tuleks läbi rääkida. Ehk siis lapsed ei ole ühiselt kirjutatud kirja attachment lihtsalt. Ei ole. Meril, ühest asjast veel, et meie nagu fookus või me teeme siin seda suurte perede nagu sellise ühenduse nagu egiidi ja mõtte all, et kui neid lapsi on tõesti nii nagu Ketteril on 4 last, aga veel ka 7, võib-olla 8, eks ju, sealt edasi suurel hulgal lapsi, siis see paratamatult tähendab väga-väga sageli ikkagi nagu ühe inimese jaoks nagu reaalset tööd selle nagu perekonna nimel. Kui sa kuidagi nagu, ja mulle tundub, et muidugi saab neid samu küsimusi vaadata siis ka, eks ju, et need küsimused kõik on endiselt nagu aktuaalsed. Aga kui me paneme korraks nagu selle plaani, et seal on tõesti 8 last selles perekonnas ja praegu on ühel vanemal ikkagi nagu täis tööaeg seotud sellega. Mida siis veel nagu, võib-olla, mis see nagu
nagu ekstra lähenemine selles situatsioonis võiks olla, sest seal on erinevus sees, kui seal on 1 või 2 last. Ja seal on ka ma võib-olla jõuan sinu vastuseni nüüd ka või sinu küsimuseni, aga ma tahan seda öelda, et me natukene, meie ühiskonnas on hästi kuidagi ära normaliseeritud see, et kui keegi saab lapsevanemaks ja eriti kui tema on see, kes lapsega algus kodus on, siis ta mitte ei ole lihtsalt lapsevanema rollis, vaid ta on ka kokk, koristaja, ta on logistik, on ju, ta on ka mingi esmabiandja, mis iganes, sinna tuleb hästi palju rolli juurde. Kui neid tema ei teeks, siis nad peaksid maksma nende eest kellelegi. Ehk siis see, kes on lapsega kodus, tavaliselt säästab perele tohutult raha, meeletult raha. Ja see on nagu see oluline vaatepunkt, et see kodune koormus on meil endiselt väga nagu alamakstud selles mõttes, et inimesed teevad see tööd tasuta, kuigi teised saavad selle arve nagu karjääri teha, on ju. Et seal on, et see on võib-olla esimene asi, mida võib-olla ka arutada natuke partneriga ja ma tean, et on partnereid, kes ei ole nõus arutama seda, siis mul ei ole head lahendust praegu pakkuda, aga arutada lihtsalt seda, et kuidas teha nii, et kui ma olen ka lapsevanema rollis, et need ülejäänud koormused ikkagi ei langeks üleni mulle, et vaikimisi näiteks ei ole nii, et kui sa saad emaks, siis sa pead olema ka kokk ja kodukoristaja. See on nagu, see peaks olema otsuse koht, eks ole. Et kui sa oled lapse kodus, siis tegelikult see ongi see töö. Paljud ütlevad ka tõesti, et ma saan ju, et sa saad ju, ma ei tea, palka just kujutumärkides selle eest on ju, sest et sa, ma ei tea, oled lapsehoolduspuhkusel näiteks ja nii edasi. Puhkusel? Jah, ma ei tea, ja see ongi lapsehoolduspuhkus. Jah, täpselt. Et tegelikkuses on ju see, et ka siis, kui me võtame nii, ka siis see tööaeg, mille eest ma seda raha jutumärkides saan justkui on ju siis tavaliselt 9-5 on ju, ta ei ole 24/7. Et ülejäänud aeg, ükstapuha kui palju on lapsi, ükstapuha kui palju seal on nagu täiskasvanud, kes seal majas on, ülejäänud aeg väljaspool seda tööaega on ikkagi ühisosa, et ikkagi peab see, et seal, ja ma tean, et see läheb nagu lõpuks nii kaugele diskussioon, kuna see hakkab nii kaugelt pihta soostereotüüpidest, nagu igast põhimõtetest, mis on kodus kaasa tulnud, mis iganes, aga natukene vaadata nagu värskelt otsa sellele, et see inimene, kes tegeleb lapsega vähem, küsimus pole selles, kas tal oleks nagu moraalselt õige tegeleda rohkem või mitte või panustada koju rohkem või mitte, ta kaotab suhtes lapsega, kui ta ei tekita lapsega suhet ja see on nagu see, kui me räägime karistamisest on ju, et see on karistus oma, et kui sa oled, kui laps on täiskasvanu ja teil ei ole suhet, kuna sinu jaoks on laste kasvatamine on selle teise inimese töö, siis sina oled ilma jäänud sellest suhtest on ju, seda on väga raske nagu hiljem hakata nagu toetada. Ja seda on suht raske ikkagi väga keeruline taastada. Ja, just. Täiskasvanuna seda suhet luua, mis oleks meil lapsena olema loodud. Sa loodki hoopis teistsuguse, lood sõbra suhte, see on teine asi. Sul ei ole sellist usaldusväärset lapse ja vanema. Et seal ongi, ma mõtlen, kui on nagu tõesti hästi palju lapsi ja loomulikult see kõik, mis ma räägin, ma vabandan ette ja taha, ei pruugi inimestele, kellel on palju lapsi absoluutselt nagu pädeda ka, et ma räägin siin, istun siin lastevabana reipad laua taga, räägin, kuidas nagu mina arvan, et võiks olla, et ühesõnaga võtta see, mis kõnetab, jätta see, mis ei kõneta, loomulikult on ju see A ja O minu juttude juures alati, aga lihtsalt, et korra nagu läbi mõelda, et kui palju sellest on töö, mis on nagu päriselt töö ja kui palju sellest, mida sa teed, on nagu vaikimisi jäänud sinu õlgadele ja see on nagu see erisus seal natukene teha, mis on lapse kasvatamiseks hädavajalik ja mis on näiteks kodu eest hoolitsemiseks vajalik, mis on see asi, mis tegelikult ei ole seotud absoluutselt vanemlusega, on ju. Et me oleme nagu ühte patta nad pannud väga tihti, on ju, et see kuidagi on nagu sama, et ma ei tea, võtame jälle korra selle õige ema kuvand jutumärkides. Üks õige ema teeb lapsele 3 korda päevas süüa, koristab ta järelt, käib temaga õues, orgunnib ta nagu mängutubadesse. See ei ole vanemlusega seotud, need on hoopis need teised rollid, need on need logistikud ja adminid ja kokad ja kodukoristajad, on ju. See on hoopis teised nagu asjad, mis me paneme. Vanemlus on see, kui suhe sul oma lapsega on konkreetselt üks ühe. Ehk siis võib-olla see mõte on see, et ka siin, ka selles olukorras, kus me nagu tunneme seda tunnet, et palju lapsi on meie jaoks õige. Ta ei anna meile häid vastuseid nende vaikimisi kokkulepete osas, et see tunne on ka seal kusagil kohal, aga väga tõenäoliselt on seal all kusagil veel mingid seal on need hoovusid ja isegi ma ütlen ka mul, ma tegelen teemad igapäevaselt, ka minu aju toodab just stereotüüpe mulle, sest et see on aju ülesanne, on sekundiga kategoriseerida mingeid asju, see on inimlik, sa ei ole. Ta teeb selle pärast, et hoida kokku energiat. Täpselt ja saad aru, mis on ohtlik, mis on ohutu, sa ei ole halb inimene kuidagi või ma ei tea, valesti elanud inimene, kui sul on mingid vaikimiseeldused, see on see, mille sa veel elus oled ja nagu ühiskonnas eksisteerib, meil peavadki olema vaikimiseeldused. Küsimus on selles, et kui palju meil tegelikult on nagu uudishimu seda koormat natukene rohkem tasakaalu viia. Et see on nagu, kui on uudishimu olemas ja on julgus olemas seda teha ja saada ka aru, et see võib-olla tuleb minu mugavuse arvelt, see tasakaalu viimine, siis tegelikult on ju kõik, siis need eeldused, neil pole enam jõudu väga, on ju, et hakkab see suhtlemine pihta. Just oli ühes vanemlusgrupis tõstatati mure, et millal ma
teen siis perele 3 korda päevas süüa, lapsega väljas käin, et kui ma olen lapsega õues, ma ei saa ju süüa teha, aga siis pole perel sooja toitu. Mu mees tuleb koju ja ta ei ole alati nii rõõmus, sest toit pole valmis. Ja siis mõtlesin just selle peale, et mul on nii kahju sellest emast, kes niimoodi tunneb, sest ta tunneb süümepiinu, kui ta ei ole lapsega õues, sest laps ei saa piisavalt värsket õhku ja nüüd ta tunneb süümepiinu, sest toit ei ole valmis, et ta pere ei ole täisväärtuslikku toitu söönud. Et ma tahaks vanematele öelda, et jumal okei on Selverist võtta see 1 paja toit ja või nagu makaronid teha või kalapulgad. Nagu, toit on toit, et nagu jah, et iga päev tõesti kiirtoitu ei pea sööma, aga täiesti okei on aeg-ajalt seda süüa. Ja see eeldus on ju, kus see tuleb meil, et see inimene, kes lapse kodus teeb seda, see on tegelikult ju nagu ikkagi, see tuleb sellest ajast, kui see, kes sünnitas, tema elu jäigi sinna punkti, et ta on nüüd kodune, see oli tema nagu, ühesõnaga me ei saa nagu eeldada, et see on sellepärast nii olnud, et see on kuidagi bioloogiline, see oli väga ühiskondlik sotsiaalne paratamatus ja nii edasi. Väga tore. Tõmbame siia nüüd joont alla. Mulle tundub, et me võiksime teha siin 2., 3., 23., 4. ja 5. tunni. Aga Keter, mingi 2 mõtet. Mis sa siit meie sellest tunnisest vestlusest enda külge said? Sa väga aktiivselt mõtlesid kaasa, väga tähelepanelikult kuulasid, andsid enda poolset tunnetust ka juurde, aga 2 asja, mis sa kaasa võtad? Üks asi on rääkimine, omavahel tuleb rääkida, et mõelda üksinda nende küsimuste peale ja mõelda kahekesi. Ja on okei, kui su vastused muutuvad. Et kui sa üks päev tunnedki, et näiteks mingi kasvatussuund on nagu minu jaoks sobiv, see järgkord nagu, see on nagu too much nagu. Et ja sul võibki olla kombineeritud asi, mis on ka täiesti fine nagu. Ja mõtleks, teine pool on need rollid, et ei ole ühtset vanemlikku rolli, ei ole, et selline on üks ema, selline on üks isa. Sul võiadki olla üks päev, sa teed rohkem mingeid toimetusi, teine päev teed teine pool. Et see on kokkuleppe asi ja iga pere funktsioneeribki nii kõige paremini, nagu see perekond peaks funktsioneerima. Ja keegi teisel pole õigust sulle öelda, et te ei ole nüüd täisväärtuslik või te olete vähem perekond sellepärast, et isa on kodus või ema on kodus. Arusaadav, väga tore. Suur aitäh, Keter, sulle nende nagu kaasamõtlemise või edasimõtlemise punktide eest, mille sa siit kaasa andsid. Merilin, sinu käest lihtsalt lõpetuseks. Kui nüüd tahta ja tunnetada, okei, meil on need küsimused, kuidas siis pihta hakata? Mis võiks olla nii-öelda see esimene samm siit meie kuulamisest, selle faili avamisest, nii-öelda järgmine? Mis see esimene tee ots võiks olla? Ta on selline natuke paradigma nihe on ju, et kui sa ei ole varem üldse mõelnud neid asju, siis selle peale mõtlema hakkamine on, võib väga intensiivne olla ja natukene nagu vaibalt ära tõmmata. Nii et minu esimene ots on see, et hinga rahulikult. Kui sul tekib tunne, et läheb käest ära, vaata korra oma lapsi, vaata, kuidas neil on kõik jumala okei ja siis nagu tegele rahulikult edasi. Et ühesõnaga ma võtaks kohe nagu sa ütlesid, kuidas hakata pihta, võtta kohe tempo madalamaks. Ehk siis loo endale ikkagi see arusaamine, et sa kasvatad lapsi inimesena ja lapsel ongi vaja inimest, mitte mingit robotlikku rolli täidet on ju. Nii et kui sa iganes neid küsimusi vaatad ka, et siis need ongi pikk protsess ja see, kui sa avastad enda jaoks midagi, et mine metsa, ma oleks võinud tegelikult ammu nii mõelda või nii teha, see on okei. Ka laps areneb täna ja homme ja järgmisel aastalgi veel, eks ole, edasi. Keegi ei ole millegagi hiljaks jäänud selles mõttes. Aeg on, kõik on chill. Kasvad sina, kasvab laps, ühesõnaga võtaks kohe selle pinge ka maha, et peaasi, et mõtled nende asjade peale, kui on jaksu üle. Kui sul on tunne, et sa oled ikkagi juba täiesti sodi ja sul nagu isegi mõte sellest ajab nutma, siis nõustamine.peaasi.ee on see, mis ma tahaks öelda, et keegi anna sulle medalit selle eest, kui sa oled hästi kurnatud. Mitte keegi ei näe seda vaeva, usu mind. Näevad inimesed seda, kui sul lõpuks hakkab parem ja kui sa julged neid abi küsida, et see on see, mis saab nagu ikkagi tunnustust ka. Nii et julgustan seda. Väga tore, suur aitäh sulle, Keter, selle vestluse siin ja kaasas olemise ja toetamise eest. Keegi, kui sa otsid ja püüad edasi leida, siis Merilin Mandel on leitav kindlasti Instas. Yes, lapsed, kui sa ei ole see 1,25 000, kes seda juba jälgib. Raamat on poes ka olemas, raamat on hoiata on paks, aga teda on hea mugav lugeda peatükkide kaupa. Ta on sellised lihtsad väiksed, nagu Merilin ise ütleb, ampsud, mõtteampsud, mida teha. Nii et seda kindlasti on võimalik, aga see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see sisemine enese tunne, et see, mis ma teen, on läbimõeldud ja kui ta on juba läbimõeldud, siis ta on ilmselt õige ka.
aitäh, et te jälgisite. Uus podcast kindlasti on tulemas. Mõtted loomulikult on oodatud siia alla. Juhul kui on siin kommentaarium kusagil, siis pange need kindlasti kirja. Ülihuvitav lugeda, mida te kuulsite, mis mõtted teist tekitasid, millist turbulentsi. Andke siis kindlasti teada ja jõudu selle töö tegemisel, mis te kõik igapäevaselt teete, kui see puudutab laste kasvatamist. Jah, aitäh, jõudu! Aitäh!